Mis sa arvad, kas ma olen metsas või linnas? Ma olen Tallinnas. Ja samamoodi ma ütleks, on joogafestivaliga. See on küll suur üritus, sinna võib tulla isegi ligi 1000 inimest. Aga see tundub alati nagu mingi kodune, hubane, väike, südamlik sündmus. Need inimesed ei jäta kunagi maha prügi ja naljakas on see, et nad räägivad omavahel pooli hääli, et mitte segada teisi, kes osalevad aktiivsemalt sellel hetkel. Täpselt sellised inimesed, keda ma isegi külla võiksin endale kutsuda. Joogafestivalil saab joogat teha saab. Lisaks saab seal tantsida, ekstaatilist tantsu ennast unustavalt. Saab mediteerida, saab kongi helide saatel puhata terve öö. See on hästi laadiv. Hedvig Hansson tuleb kontserti tegema joogafestivali esimesel õhtul. Ja joogafestivalil annab tavaliselt hästi palju tooni peaesineja. Imelik, et ma kasutasin seda sõna toon. Ta on mustanahaline Ameerika joogaõpetaja, 31-aastane. Kui ta oli 18, siis ta hakkas juba joogaga tegelema. Ja minu jaoks ta on hästi siiras, hästi mõnusa nakatava energiaga. Ma ühe korra intervjueerisin teda tund aega Hingele Pai ajakirja Kaaneloo jaoks. Ja ühe korra tegime temaga avaliku webinari mediteerimise teemal. Ja ta jättis hästi siira ja südamliku mulje ja lisaks ma panin kõrva taha, et on super hea esineja, et ma tahan kindlasti teda ise ka vaatama tulla, sest peakorraldajana saan ma ainult väga-väga üksikuid asju ise vaadata ja ise osaleda nendes töötubades. Ja ta ei ole ainult nagu šalala, et ma olen 1,5 aastat teda jälginud ja tal on hästi sügavaid lugusid ja traumasid, mida ta on tervendanud. Nii isiklikke traumasid lapsepõlvest kui ka nagu mustanahalised Ameerikas, nad isegi ei tea, kust maalt nad pärit on nagu originaalis, sest et kui nad orjadena maale toodi, siis eemaldati nad oma vanematest, kes olid lapsed ja nii ei tekkinudki sellist järjepidevust. Ja need mõtted on hästi uued ja huvitavad minu jaoks, mida ta on jaganud, et kui inimesel on nagu juured ära lõigatud, siis on ta ka oma väest ära lõigatud. Ja tema siis kasvatab praegu seda väge tagasi ja neid juuri ja geenitestid aitavad teada saada, kust maalt ta nagu päriselt pärit on ja mis on nagu tema kultuuriline taust. Aga hästi inspireeriv. Justin Michael Williams, sa võid guugeldada. Ta on muusik, aga alles viimased 3 aastat, sest et lapsepõlves ta pani endal selle võime lukku, sest et teda narriti ja tal oli ka kodust üks trauma sellega seoses. Ja siis ikkagi tunda, et see on tema tee ja sealt nagu sellest kestast ja kaitsekihist, mis ta endale oli loonud elu jooksul, sellest nagu läbi ja välja tulla. See on meile kõigile hästi inspireeriv lugu. Ja joogafestivalil ei pea olema liibuvaid pükse ja matti. Sa võid täitsa tulla nii, nagu sa oled, nagu ma ütlesin, Hedvig Hanssoni kontsert, tantsimine. Ja meil on terve inspiratsioonisaal, kus näiteks esineb Peep Vain, kes räägib keskea rõõmudest ja väljakutsetest. Ja Aigi Vahing, kes räägib söömishäiretest ülesaamisest. Mina ise räägin elustiili ettevõtlusest, mis on siis minu elustiil. Ja joogafestival ongi selline sõpradelt sõpradele üritus, et meil ei ole selliseid sponsoreid või me ei tee seda kellegi jaoks või kellegi pärast, nagu, kes on nagu tellija nii-öelda. Et me teemegi seda südamest südamesse. Lihtsalt ma kutsungi sind joogafestivalile, sest see on festival, millest ei pea pärast puhkama. See on festival, kus saad oma patareid täis laetud ja lisaks ka teadmisi ja inspiratsiooni ja sellist powerit elada oma elu. Nii et sa oleksid veel tervem ja veel õnnelikum ja rahulolevam oma eluga. Ja see on see, mille pärast me teeme seda joogafestivali. Ja ma kutsun sind ka. Tule Haapsallu 27. 28. juulil ja saa osa sellest kõigest müstilisest ja
ja praktilisest ja võta see endaga kaasa ja loo enda elu veel võimsamaks, ägedamaks ja rahuldust pakkuvamaks.